Kunagi käisin kõva töö, masinad müürisesid ja iga päev tehti tonnide viisi mööblid. Täna on see koht täis loomingud ja inspiratsiooni. Me räägime Lüteri vabrikust Tallinnas, kuidas tööstustehasest sai kultuurikeskus. Lüteri vabriku rajas aastal 1877 Saksa perekond Lüterit. Alguses oli see väike töökoda, aga varsti sai sellest üks suurimaid puidutöötlemistehaseid Euroopas. Vabariik sai tuntuks oma painutatud toolide ja mööbli poolest, mida müüdi paljudesse riikidesse. 20. sajandi alguses töötas siin sadu inimesi ja Lüteri märk tähendas head kvaliteedi ja stiili. Pärast teist maailmasõda tehas riigistati ja jätkas tööd nõukogude ajal, aga uue nime all. Aastal 1990 tootmine lõpetati. Tänapäeval on endisest tehasest saanud kunstikeskus. Siin toimuvad näitused, kontserdid, töötavad disainerid ja on ühiskontorid. Endised töökojad on nüüd kunstiruumid, millel on oma eriline tunne. Nii sai kulus tehas uue elu. Aga nüüd juba kui loovuse ja kultuuri koht Tallinnas. Šah, Ivan!